Nii, päike paistab, ilm on soe. Tuleme rõõmsate nägudega poest. Alustasime oma hommikut nii. Ja nüüd meie tänane päevaplaan näeb ette seda, et mina pean tegema ühe koolituse ära, sest ma lähen homme sinna Tõstuki lubade koolitusele. Et pean mingi testi enne ära tegema. Ja siis proovime võimalikult paljudele tööandjatele helistada ja otsida nende kontakte. Et saaksime omale töö võimalikult kiiresti. Ja seda tahtsime ka rääkida, et kõige keerulisem osa ei ole see, et sa helistad tööandjale, vaid et sa üldse leiaksid kellegi, kes otsib tööd või üldse leiaksid ettevõtte numbri. Sest enamus kohtades on olemas nagu e-mailid. E-mailid on enamasti vahendatumad ja no, neid e-maile saadab sadu, kui mitte tuhandeid inimesi, sest kui ma vaatan isegi ühes portaalis on näha, kui palju inimesi nagu siis kandideerinud, seal ongi nagu numbreid lähevad kas sadades, näiteks 700, 800, 900 ja 1000 pluss on ju. Et noh, sellest välja eristuda, nad ei jõua ju kõiki läbi vaadata nagu nii, ma arvan. Et see on nagu selline miinuspool, mida me ei teadnud. Uus-Meremaa selle koha pealt oli lihtsam. Jah, me kandideerisime ka päris paljudesse kohtadesse ja mõndades kohtades ei vastatud meile. Aga me saime ikkagi, kui me võtsime, et tavai, nüüd me läheme tööle, võtsime ette, kandideerisime järjest, me saime nagu suht kiirelt vastuse ikkagi. Just, et siin seda tagasisidet ei ole viimase paari päevaga väga tulnud, et põhimõtteliselt ainult ühe vastuse oleme saanud. Mida me ka väga loodame saada, aga me ikka kandideerime edasi, sest pärast ei helistatagi meile või öelda meile, sest eile tuli selline hästi magus meil, et me nagu tahame siis masinate peale minna ja öeldi, et jaa, et väga tore, et mingisugune kogemus on, aga meie manager siis on huvitatud ka või nõus ka selliseid häid inimesi välja koolitama. Ja ma arvan, et see oleks hea kogemus teile, et umbes niimoodi oli kirjutatud see meil ja ma annan nüüd bossile edasi siis teie kontaktid ja nüüd me ootame seda, aga samas me kandideerime edasi, sest raha meil ülemäära ei ole ja peaks ikkagi tööl saama, sest ma räägin pärast edasi. Nii, ja kust kaudu me siis tööd otsime? Üks koht on selline lehekülg nagu Backpacker Job Board. Ja siin sa saad valida siis kas ala järgi, et osariik näiteks Victoria, Tasmania, South Australia või siis kategooriate järgi, et näiteks, ma ei tea, fruit picking jobs. Ja siis sa saad ka veel asukohaga lisada, et siis see näitab, mis pakkumisi on. Ja siin saad siis endale profiili teha, see on täitsa tasuta. Saad endale CV kirjelduse panna ja siis on väga lihtne see kandideerimine. Paned lihtsalt apply now ja saadabki CV. Ja teine võimalus näiteks, mis me oleme avastanud, on see, et kui tead, et näiteks on mandli farmides on see hooaeg, siis panedki Google'isse, paned Google Maps'i Almond Farm ja sealt klikid erinevatele ettevõtetele. Et siin on näiteks olemas veebilehekülg, et sealt saime kontakti. Osadel on olemas näiteks telefoninumber. Siin on telefoninumber olemas, et siis panimegi sellisesse faili ja siis vaatame, mis nad vastavad. Nii, ja saingi teoreetilise osa läbi esimese korraga lausa ja Avesin tegeleb tööasjadega. Mul on juba kopp ees. Tal on juba kopp ees. They can try to hold me down, but I'm gonna get it right. When the sky is filled with smoke and fire, I'm gonna get it right. All I want is something better in the purple light. They can try to hold me down, but I'm gonna get it right.
tahtsin rääkida veel seda, et siin on meeletult hea juurviljade, puuviljade, üldse sellise rohelise ja värvilise valik. Hinnad on nagu suht head ja see valik lihtsalt, sa juba käid ringi ja sa tahad osta neid kõiki asju, mis minu meelest tervise seisukohast on nii hea, et esimese asja, mida sa nagu tahadki võtta ja võtad, ongi juur- ja puuviljad. Et see mulle nii väga meeldib ja ma väga hindan seda. Täna on järgmine päev, kus me tulime ja vaatame, kui ilusad puuviljad ja juurviljad siin on. Jammu! Nii, ja siis me tahtsin teha ka meie toidupoja hauli, mis me siis ostime. Me ostime banaane Hanna, selles mina väga banaani ei söö, aga kes teab, äkki proovin. Siis üks suur jurakas. Arbuus, me võime kotti jätta, meie kotti ära ei märks. Siis üks poolik ananas ja need lõhnavad ja näevad nii head välja. Siis me ostime sellised flatbreadid, ehk põhimõtteliselt nagu krapid, et saaks teha krappa. Siis me ostime ühte juustu ja teist juustu, kuna me tahame teha nuudlid ja siis krappe. Ostime juustu, ostime ühe kastme wrappide sisse, kaarlikajooli, kana wrappide sisse ja siis mahukoort või siis mahukoort, et teha ühtesid nuudleid. Tahtsime osta natukene vähem rasvast, sest neil on ikka need paksud, aga ei leidnud kahjuks. Nii et vaatame. Ja poes läks kokku umbes $80–90. Minu arust 70–80 umbes. No, ühes läks 33 ja teist läks 43 või midagi sinna vahemikku. Ei ole väga hull, ma arvan. Don't push it all the way back to here. Let's say you carry the load out here on the end of the forks. What happens? So let's say this load here was all the way in the front of the fork. Not push back here properly. What would happen? No nii, olen siin forklifti koolitusel siis. Et täna on selline teoreetiline päev ja homme on selline praktiline osa ka. Põhimõtteliselt eksam. Ja päris põhjalik on see õpe või test siin, et ma ei oodanud, et see nii põhjalik on. Aga jah, ma ei tea, siiamaani on nagu arusaadavad asjad, et peab natuke kalkuleerima ja matemaatikat ka tegema. Oota, aga nüüd on väike lõunapaus ja siis käin kiirelt söömas. No nii, ja nüüd väike praktika ka tõstuki peal. Well done, man. Yes, that's good. Far enough for it to be safe, but close enough that it's not too big a distance. You know what I mean? That's good. It's a little bit easier to put things on the shelves. No nii, tõstuki koolituse esimene päev ongi läbi. Väga sisukas päev oli. Oli väga palju teooriat. Samas oli ka natuke praktikat, et sai kiirelt harjutada seda harjutust, mis me teeme, et pidi väga kitsast kohast torbikute vahelt läbi sõitma koos siis selle laadungiga, ilma et puutuks neid torbikuid. Et päris kitsas oli see rada, aga ei midagi ületamatut. Et see praktiline osa on must isegi suht lihtne, et kuna mul endal on tõstukijuhi kogemust ka, aga see teooria, see tundub päris karm, et väga lollid küsimused on seal vahepeal. Aga saab täna õhtul siis õppida veel ja vaatame, mis homme saab. No nii, ongi käes hommik ja on eksamipäev. On vaja teha ära teoreetiline eksam ja praktiline. Vaatame, kuidas meil läheb siis.
on head uudised. Igatahes täna on siis reede, esimene nädal, kui me jõudsime esmaspäeval ja me lootsime, et me saame see nädal tööle. Ma olin juba päris nagu lootus kaotamas, sest me ostime auto ja meil on vaja raha nüüd. Ja me arvasime, saame kiiremini, sellepärast, et mul oli olemas tegelikult või meil oli olemas erialane töö, ma saanud füsioterapeudi assistendiks, aga me ütlesime ära selles, et me ei tahtnud talveks jääda Melbourne'i, mis on hästi külm. Lisaks me ei teadnud, mis inimestega me peaksime töötama, äkki meile ei meeldi ja me oleks pidanud kohe nagu tegema 6-kuulise lepingu, eks me ei julgenud riskida sellega. Ja me ütlesime ära, et teha ikkagi oma farmi tunnika kohe ära ja tuleb välja, farmi leidmine on palju keerulisem. Meil ei olnud otseselt selliseid kontakte ka, kes oleks nagu aidanud meid või öelnud, et kuule, mina töötan siin, tule ka siia. Ja siis meil läks veits aega, me nii palju kirjutanud, kuskilt ei vastata ja lõpuks ma mõtlesin eile, et ma ei tea, ma lootus kaotamas, et ma alguses tahtnud nagu eestlased Austraalias gruppi kirjutada, aga ma kirjutasin ja minu õnneks nii palju toredaid inimesi kirjutas, mulle andis soovitusi, nüüd mul on list asjadest, kuhu kirjutada, helistada. Ja üks juhtnöör siis viiski sihile, ehk helistasin täna vastu võtnud alguses, siis saatsin sõnumi sellise kirjaga, et tutvustada ennast ja mida me teinud ja kõik see. Ütlesin, et võib mulle tagasi helistada, kui on aega ja siis just kohe ta helistas ma tagasi ja ütles, et davai, et olge esmaspäeval siis kohal, nii et kell 9 kohal. Ja ma arvasin, et kui me saame järgmine nädal tööle nagu varakult, siis me saame võib-olla tööle alles teisipäeval, aga tuleb välja, et me saame juba esmaspäeval, nii ma olen nii õnnelik, sest ei täna ja reede, ta on laupäev. Ehk ma arvasingi, et võib-olla laupäeval on raskem. Ja Hannes on hetkel forklifti eksamil. Ma usun, et ta läheb päris hästi sellega. Ehk siis pärast ole kuulda. Essa töö leitud. Ma ei tea küll, mida me tegema hakkame, sest ma ei saanud ausalt öeldes aru, sest ta rääkis nii ruttu ja ma olin ise nii ähmi täis, aga lahe. Nii kaua, kuni Hannes teeb eksamit, ma mõtlesin, ma lähen jalutan poodi ja ma tulin siis, see oli mingi 30 minutit. Ma natuke kahetsen seda väljatulekut sellise ilmaga, sest praegu UV on mingi +10, viimati kui ma vaatasin oli 10 ja noh, päris kõrge ja ma panin küll päikesekreemi korralikult, aga sellise päikesega ei tahaks tegelikult niisama jalutada päikese käes, aga pole hullu. Ma pean nüüd tagasi kõndima, mul ei ole muud varianti ja Hannes teeb praegu oma praktilist eksamit, nii et ma loodan, et ta läheb see ka hästi, sest teoreetilise eksami ta sai makspunktid, nii et ma olen väga uhke teile. Ta natukene ikka põdes, et äkki unustab ära midagi või ma ei tea, sellepärast, et see eksam on ülikeeruline, kuna on olnud palju juhtumeid, kus siis inimesed surevad ära, sest kahveltõstuki juhid ajavad kellegi alla näiteks. Aga jah, see jook on siis meile preemiaks. Mulle sellepärast, et ma kõndisin ja Hannesele, et on nii tubli. Nii et ma loodan, et on seda ikka väärt ka. Ja see on praegu külm, aga ma ei kujuta ette, kuidas see siis on, kui ma jõuan kohale, sest mul on vaja mingi pool tundi kõndida. Ja väljas on hetkel täna esimest korda soe ilm, mingi 28 kraadi vist lubas täna. Ja nädalavahetusel lubab ka 33 kraadi, aga muidu on iga päev nii külm olnud. Ja ma olen isegi nagu jorisenud, et tulin Austraaliasse ja tahan nagu ilusti teha, aga ma ei tea. Tulin Austraaliasse ja tahan sooja, aga ikka peab dressidega käima. Aga noh, selles suhtes mulle meeldib öelda seda, et mulle meeldib see, ma saan öelda, et see on minu jaoks külm. Hommikul rääkisin isaga, isa oli mingi, me oleme minus 15. Kes mind teab, siis no. Mulle meeldib soe. Aga tänu sellele, et väljas on nii kuum ja UV nii kõrge, siis mu samm on ka mega kiire, et ma üritan võimalikult ruttu tagasi saada, et ma ei peaks selle päikesega ennast kärsatama. Nii et midagi positiivset, joon oma mega kaloririkast jooki ja kõnnin hästi ruttu, et mitte päikesepõletus saada. Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious too. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, kid. You got my mind
nii, Hannes, räägi meile, kuidas läks? Lubadega mees. Yes! Tubli poiss. Ja nüüd tööle. Loodetavasti hakkab kõrget palka saama. Jah. Esmaspäeval lähme enda esimesele tööle. Aga see ei raske või? Räägi. Ma ütleks, et ei olnud, aga natuke oli pinget küll, sest me läheme esmaspäeval tööle 5 tunni sõidu kaugusele, nii et ma ei tohtinud failida. Midagi rasket ei olnud, lihtsalt pidi võtma väga rahulikult ja väga raamatu järgi, ütleme nii. Nagu sõidueksam. Aga mis soovitusi annaksid kellelegi, kes seda sama peab tegema? Esiteks õpi, kui antakse need materjalid. Ja teiseks sellel praktilisel testil võtta väga rahulikult. Nice. Kuhugi kiiret ei ole, keegi kiirusta. Nice. Kui kiirustad, siis tulevad vead. Ja ma juba rääkisin, et ma teen sulle magussõitu, mis on arvatavasti juba soe, aga... Just, näed, parim tüdruk selle. No nii, ja nüüd oleme tulnud sellisesse poodi nagu Costco, mis on USA kett, aga siin peaksid olema sellised odavad asjad, või noh, head asjad odavama hinnaga kui mujal. Selline üli suur nagu kaubamaja veits nagu ladu, et siin on need räkid paistavad. Et vaatame, mis me siit põnevat leiame. Ja me pidime ju maksma ka selle eest $65, et siia mingi membershipiks saada. Siin on asju näiteks trompetitest, flüütidest, kitarrid. Siin on kõike. Tööriistalauad, WC-potid, ma ei tea... kodukaunistusasjad, koduasjad, ma ei tea, töövahendid, kõike. Aga põnev pood. Me siin mõtleme, et äkki ostaks enda sellise jõusalli näiteks autosse või siis asfaltpaigi või soppis Pilates ja Reformeri. Sõudergomeetri, no mõnus, no. Või hoopis äkki golfiasjad. You name it. What the fuck? Vabandus, ma väljend sellest, aga reaalselt. Miks Eestis selliseid poode ei ole, Mu silmad on päikesekreemist nii punased, aga see pood on praegu täiesti hull, nagu mu selja taga, mida näha on mega palju inimesi. Ja me ostime ka, ma ei tea, palju meil läks kokku selle pärast, et ma ei näe meetsi siis, aga igatahes me ostime mega palju asju enda jaoks. Igatahes me ostime ühe sellise külmakoti, mega korralik tundub. Beef jerkit loomulikult, Hannese lemmik, mega hea hinnaga, kimchit, siis ostime peri majoneesi ja siis 7 toidukarpi, nii et me oleme valmis oma töönädalaks. Ja teriyaki kanaga, nii et meil on hea vabandus hetkel, miks asja osta, et me lähme tööle, me saame kohe raha ja meil on kõige töö jaoks vaja, Üks asi, mis ma tahtsin veel rääkida, on see, et reisides just nagu backpackerina või noh, ma ei taha nimetada meid backpackeriteks, me otseselt ei ole, aga working holiday'ga siis elades kuskil riigis, siis on see emotsionaalne olukord, seisund on hästi üles-alla nagu Ameerika mäed. Et üks päev tunned, et täiesti pekkis, ma tahaks alla anda, ma ei jaksa, nii raske on, täiesti, nagu nii kurb oled ja nii väsinud sellest ja siis teine päev lihtsalt nii tore, emotsioonid on laes, kõik läheb nii hästi, kõik läheb täpselt nii, nagu sa tahad, plaanipäraselt hästi palju võita, näiteks täna on meil selline päev, kus ma olen meeletult ülevas meeleolus, kõik tundub nii hea. Hannes sai oma forklifti ehk siis kahveldustubki load, mis olid üsna keerulised. Või no mitte keerulised, aga esialgu tundusid keerulised. Siis me saime töö täna. Meie uus ööbimispaik, kus me ööbime, on täiega ilusam kui esimene ööbimispaik. Hannes sai meie auto raadio korda. Me käisime mingis poes, mis oli mega lahe ja selline uus kogemus ja seiklus. Et
mõnipäev on hästi palju positiivseid emotsioone, aga sellega tuleb arvestada, et on ka neid päevi, kus ei ole nii tore, kus on raske ja tahaks alla anda ja tundub nagu, et miks ma tulin, et kodus oleks palju mugavam ja lihtsam. Aga ma arvan, et see ongi selle ilu ja võlu ja valu, et sa arendad tegelikult meeletult vaimselt ka. Ma loodan, et mingi hetk oskan nagu nendest rasketest olukordadest siis lihtsamini üle tulla ja iga, see väiksem asi ei tee nii kurvaks võib-olla, et ma arvan, et see on hästi suur arenemise koht tegelikult.